Toyota Camry elab peaaegu juba 40. eluaastat ja praegu käimas olev põlvkond on saanud siis väikese ilulõikuse endale ja selle suure ja pika kogemusrikka elu jooksul on Camry näinud muidugi igasuguseid aegu autotööstuses ja oskab ka ta nüüd väga hästi kindlasti kohe kätte näidata igasugustele linnadžiipidele, näidata, et üks ilus sedaan ajab ka paljudes eluolukordades väga hästi asja ära. Tere tulemast taas Naisluksuri proovisõitu vaatama. Uuenenud Camry'le on siis olemas sellised väikesed konservatiivsed uuendused, nagu siis veidi käredam siis radiaatori võrra, veidi tuhmimad tuled nii ees kui taga ja praktiliselt see ongi nagu kõik selle uuenenud Camry puhul, sellepärast et Camry peaks ju meeldima igale maailma osalest, et seda müüaks ju peaaegu kogu maailmas. Ja siis on talle Toyota Safety Sense uuenenud, nüüd on olemas seal siis vastutuleva sõiduki hoiatussüsteem, siis ohu korral siis roolimise abi ja ristmikul kokkupõrke siis leevendussüsteem ja siis ka täiustatud siis see püsikiiruse hoidja, siis rajaabiline ja kõik muu selline. Ja olemas sa saad laadida endale ka telefoni alla sellise rakenduse nagu My Toyota ja sellega sa leiad üles oma Toyota Camry, kui see peaks sulle mingil kummalisel põhjusel kuskil kaduma minema, siis Google Maps'i abil leiad seda kenasti üles ja samuti õpetab see rakendus sind ka õigesti hübriidautoga sõitma. Interiöör on ka saanud natukene siis uuenenud väljanägemises, keskkonsool on tõstetud seal niimoodi üles, seal on nüüd 9-tolline multimeediasüsteem Toyota Touch 2, siis Android Auto ja Apple CarPlay'ga olemas, samuti on ka CD-mängija seal ajaloo jalgu jäänud ja ära kadunud, Toyota ütleb, et seal audio siis igasugused asjakesed on juba nii head, et pole vajast CD-mängijat enam sinna, kuid väga ilus nahksisu on seal ja muidugi täiesti lipulaevale kõik omane ja halva või ütleme mingi koleda siis kehva väljanägemisega interjööriga Camry't muidugi ei olegi võimalik saada ja kui varustusest hakata rääkima, siis baasvarustus on tal üsnagi lünklik, kuid siis premium varustus ehk siis kõige kõrgem varustus üsnagi hea. Baasvarustuses puuduvad näiteks täis LED esiduse tuled soojendusega roole, soojendusega esiistmed isegi ning ka võtmega pead sa teda käivitama ja parimas varustuses on olemas küll juba 3-tsooniline siis kliimaseade soojendusega siis muidugi ka rool ja ventileeritavad siis esiistmed ja ka soojendusega tagumised istmed, siis äärmised istmed ja JBL siis helisüsteem ja tõesti väga palju head. Ja bensiinimootor on ta läinud üks valikus, see on hübriidajamiga, see on 2,5 liitrine VVTi siis mootor ja tänu hübriid siis ajamina saab see jõudu siis 131 kilovatti, 178 hobujõudu, 5,5 liitrit sääl on kõigest keskmine kütusekulu, 8,3 sekundit 100-ni läheb aega, et jõuda 100 km/h kiiruseni. Ainult siis CVT automaatkäigukast on tal olemas, hinnad algavad tal 31 000 eurost ja lõppevad 10 000 eurot kallimalt, kuid kui te mõtlete, et no see on ju küll veidi kallis nüüd, et ei tea, kas ikka tasub ja on ju mingid odavamaid sedaane ka olemas, siis ikkagi Toyota Camry on väga hea alternatiiv igasugustele linnadžiipidele, ega need su linnamaasturid ka odavamad pole. Toyota Camry on ka väga tõesti ilus lipulaev, mis näitab, et tuleb osta ja tähelepanu pidada ja siis ilusatele sedaankerega autodele ja Toyota Camry on ka väga töökindel auto, seda ütlevad paljud autoajakirjanikud maailmas nii uuena kui kasutatuna ja selline ongi uuenenud Toyota Camry, meie kohtume teiega juba nädala pärast.